Vladimir Putinil ja tema Kremli komandööridel on järjest raskem leida uusi sõdureid, et asendada kaotatuid, sest nad hävitavad oma armeed. See siin ongi lõpu algus. Paberil poleks tohtinud asjad kunagi selleni jõuda. Sõja alguses oli Venemaal palju suurem jõud kui vastasel. Venemaal polnud ainult tohutu inimressursside ülekaal, vaid ka eelised kõigis teistes olulistes näitajates. Alates tankide ja soomukite arvust kuni õhujõududeni, mis olid ja on endiselt palju suuremad ja tugevamad kui Ukrainal. Hea taktikaga ja nutika strateegiaga oleks Venemaa pidanud suutma oma eesmärgid saavutada. Venemaa oleks küll kaotanud inimesi, kuid oleks võinud selles sõjas saavutada palju paremaid ja tõhusamaid tulemusi, kui oleks asja piisavalt tõsiselt võtnud, ega oleks teinud saatuslikke vigu, alahinnates vastast nii kohutavalt ja käitudes korduvalt nii jonnaka ülbusega. Selle asemel tegi Venemaa vead. Ja mitte ainult ei suutnud Venemaa saavutada ühtegi oma seatud eesmärki, vaid aja möödudes hakkasid kaotused kuhjuma, ületades üha uusi süngeid piire. 2024. aasta juulis avaldatud raportite järgi kandis riik hinnanguliselt 500 000 kaotust. Vähem kui aasta hiljem, 2025. aasta juunis, ületasid Kremlile omistatud kaotuste arvud juba 1 miljoni piiri. Kaotused on kestnud päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse. 2026. aasta alguseks ulatusid Vene armee kogukaotused üle 1,25 miljoni hukkunud või haavatud sõduri. See on pretsedenditu. Teise maailmasõja lõpust alates on Venemaa või Nõukogude Liit olnud seotud mitmete sõdadega. Koreas aastatel 1950–53 kaotas ta 120, 1956. aastal Ungaris 669 ja 1968. aastal Tšehhoslovakkias 96 inimest. Aastatel 1979–1989 kaotas Afganistani sõjas 14 000, 16 000 inimest ning Tšetšeenia sõdades 1990. ja 2000. veel 12 000, 25 000 inimest. Isegi kui liidame kõik nende sõdade hukkunud 6 aastakümnel, on see vaid väike osa sadadest tuhandetest hukkunutest, mida Venemaa Ukrainas on kandnud. See kehtib nii kogukaotuste kui ka hukkunute kohta. Tõepoolest, pärast numbrite analüüsimist kirjutas Ukraina uudistekanal Agentva News Telegramis. Vene armee kaotused 4 sõja aasta jooksul olid 5 korda suuremad kui kogu Nõukogude Liidu kaotused kõigis sõdades pärast suurt Isamaa sõda. Need olid 17 korda suuremad kui Nõukogude Liidu kaotused Afganistanis ja 11 korda suuremad kui Venemaa kaotused Tšetšeenias. See on olnud Venemaa jaoks veriseim ja julmim lahing pärast teist maailmasõda. Olukord halveneb. Andmed näitavad, et Venemaa kaotuste määr on aja jooksul ainult kasvanud. Aastal 2025 kannatas Venemaa sama palju kaotusi kui sõja esimese 3 aasta jooksul. 2025. aasta viimasel kuul kaotas Venemaa umbes 35 000 sõdurit. Trend jätkus aastal 2026, kui jaanuaris hinnati kaotusi umbes 30 000 sõdurit. Selle juhtumise taga on 2 peamist põhjust. Esimene neist on jonnakus. Kogu sõja vältel on Venemaa näidanud märkimisväärset vastumeelsust oma doktriinidest kõrvale kalduda. Venemaa on ikka ja jälle kasutanud samu raiskavaid taktikaid, isegi siis, kui need samad strateegiad pole lahinguväljal positiivseid tulemusi andnud. Venemaa komandöörid keelduvad oma vaadet muutmast. Nad on saatnud lugematul hulgal mehi lihaveskisse, toetudes peaaegu täielikult sellele, mida Ukraina on nimetanud liharünnaku taktikaks, mis sisuliselt tähendab, et Vene rünnakurühmad saavad käsu rünnata Ukraina positsioone ilma suurema või isegi igasuguse soomustoe abita või kaitseta. Asja raskendab, et paljud rünnakurühmade sõdurid on halvasti välja õpetatud ja varustatud, mis vähendab veelgi nende ellujäämisvõimalusi. Pole üllatav, et Venemaa on Ukrainas nii palju kaotanud, sest inimohverdus on saanud nende sõjafilosoofia aluseks. Kreml on maailmale ja oma armeele selgeks teinud, et ta ei kõhkle elusid ohverdamast ja laskmast Vene sõduritel laipadel kuhjuda. Kui see on see, mida on vaja Ukraina vallutamiseks, üks kitsas maatükk korraga. Ühelt poolt on Venemaa taktikates teatud väänatud loogika.
Kuna riigil on Ukrainas suurem sõjavägi, peaks ta suutma vaenlast aja jooksul kurnata, kasutades jõhkraid rünnakuid Ukraina kaitse nõrgestamiseks ja lõpuks läbi murda ja võidu suunas liikuda. Teisalt ei peaks sõjaline suurriik nii käituma. Riik, kus on tugevad sõjalised mõtlejad ja taktikud, ei jääks kunagi pidama taktika juurde, mis on osutunud nii raiskavaks ja mõttetuks, tuues kaasa suuri kaotusi vaid tühiste saavutuste nimel. See peaks suutma mõelda strateegilisemalt, kasutades oma arvukaid eeliseid selleks, et leida viise Ukraina kaitseliinide läbimurdmiseks ja võtmeterritooriumide hõivamiseks. Venemaa ei pühenda strateegilisele mõtlemisele eriti aega ega energiat. Ta eelistab jätkata sama plaaniga, uskudes visalt, et lõpuks läheb kõik hästi. Seetõttu näeme isegi aastaid pärast sõja algust ikka veel samu lugusid kordumas, samu mõttetuid rünnakuid, samu erakordseid kaotuste ja ohvrite tasakaalutusi kahe poole vahel. Vaadake näiteks Kupjanskit. Linn asub strateegilises kohas Harkivi piirkonnas ja on oluline raudteesõlm, millel on tugevad transpordiühendused sügavamale Ukrainasse. Seetõttu on see olnud Vene vägede jaoks juba mõnda aega peamine sihtmärk ning linna kontroll on sõja jooksul korduvalt ühelt poolelt teisele läinud. Venemaa vallutas selle 2022. aasta veebruaris, Ukraina sai kontrolli tagasi Harkivi vastupealetungi ajal. Vene väed tungisid linna 2024. aasta mai lõpus, kuid aeti varsti välja. 2025. aasta lõpuks okupeerisid linna taas osaliselt Kremlile alluvad väed. 2025. aasta septembris alustasid Ukraina väed taas vastupealetungi, et puhastada linn Vene diversantidest ja luuregruppidest. Piirkonda saadeti riigi parimad võitlejad, sealhulgas 13. Katja brigaadi liikmed. Aeglaselt, kuid kindlalt liikusid nad sügisel salaja läbi linna ümbritsevate metsade, jõudes Kupjanskisse ja heiskasid lõpuks oma riigilipu linna nõukogu hoone varemetele. Kiievi väed olid üllatavalt tõhusad. Briti sõjaväe luurehinnangu järgi tapsid Ukraina väed Kupjanski lahingus 27 korda rohkem venelasi, kui ise kaotasid. Kuigi täpseid andmeid pole, arvatakse, et ukrainlased piirasid 2025. aastal ümber ligi 200 Vene sõdurit ning põhjustasid piirkonnas veel tuhandeid ohvreid. Sõltumata täpsetest andmetest on kaotuste suhe 27:1 hämmastav. See näitab, kui palju jõudude vahekord on Ukraina kasuks pöördunud ja kui rängalt Venemaa kannatab oma rumalate taktikate tõttu. See pole ainus juhtum. Statistika ja sõjalised raportid näitavad, et Ukraina ületab Venemaad pidevalt kogu rindejoonel. Mõnes strateegilises punktis on kaotuste suhe olnud kuni 1:20 või 1:25, samas kui üldine keskmine on umbes 1:6 või 1:7, olenevalt allikast. Isegi kõige tasavägisemates lõikudes suudavad Ukraina väed iga langenud sõduri kohta elimineerida kuni 7 Vene sõdurit. Enne kui selgitame, miks need numbrid on jätkusuutmatud ja mis neid põhjustab, vaatate saadet The Military Show. Ja kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Venemaa taktikaline ebakompetentsus seletab vaid osa tema katastroofilistest kaotustest. Ukraina väärib samuti suurt tunnustust, sest samal ajal kui Venemaa kogu kampaania on keerelnud kangekaelsete hoiakute ja vankumatu pühendumise ümber samadele raiskavatele strateegiatele, on Ukraina kaitsetegevus olnud hoopis teistsugune lugu. Sõja esimesest päevast alates on Kiievi väed tõestanud, et nad oskavad uuendusi teha. Nad ei karda raamidest välja mõelda, olukorda muuta ja strateegiaid kohandada vastavalt konflikti tingimustele. Nad ei jää kunagi liiga kauaks ühe ja sama taktika juurde, vaid otsivad alati uusi viise, kuidas vaenlast üllatada ja teda ootamatult tabada. Ukraina sõda on rajatud kohanemisvõimele ning see lähenemine on neile lugematutel kordadel edu toonud. Ukraina suutlikkus välja töötada nutikaid strateegiaid on üks peamisi põhjuseid, miks nad on sõjas vastu pidanud, edukalt oma territooriumi kaitsnud ja Venemaa eesmärke takistanud. Näiteks võime vaadata, kui hästi on Ukraina kohanenud droonisõjaga, mis näitab nende erakordset võimet kiiresti uuendusi teha.
Kui Venemaa kasutas droone Ukraina linnade pommitamiseks, hävitades tsiviilinfrastruktuuri ja tappes süütuid, oleks Kiiev võinud murduda või alla anda. Selle asemel kohanes ja arenes see edasi. See arendas oma drooniarmeed, kaasates 10 kaitsetööstusettevõtteid ja luues mitmekesise arsenali mehitamata õhu- ja veesõidukeid Venemaale vastu löömiseks. Sellest sai droonitehnoloogia liider, kes korraldas rünnakuid nagu operatsioon Ämblikuvõrk ja rünnakud Vene lennuväljadele 2025. aasta suvel ja palju edukaid rünnakuid vaenlase kütuseladude, naftatöötlemistehaste, tootmisettevõtete ja laskemoonaladude ning muude väärtuslike sihtmärkide vastu. Ukraina väed leidsid samuti viise, kuidas kasutada oma droone kogu rinde ulatuses, muutes terved piirkonnad tõelisteks surmalõksudeks iga õnnetu Vene rünnakrühma jaoks, kes julges sinna siseneda. See omakorda on toonud kaasa selle, et Ukraina droonid on sõja edenedes hävitanud üha rohkem Vene sõdureid. Näiteks 24 600 2025. aasta oktoobris, sellele järgnes kuu hiljem 26 100 ja veel kuu pärast seda hämmastavad 33 000. Droonid pole ainus viis, kuidas Ukraina vähendab Venemaa elavjõu ülekaalu. Riigi relvajõud on välja töötanud ka teisi tõhusaid eesliini taktikaid, näiteks meelita ja kurna strateegia, mis seisneb selles, et Vene rünnakumeeskonnad meelitatakse etteantud radadele, teeseldakse kaitsepositsioonidelt taganemist, uinutatakse vaenlane valvsuse kaotamise ja enesekindluse saavutamisega ning seejärel avatakse nende pihta tuli suurtükkide, droonide ja rändmoona abil ülalt. Selliste taktikate abil ei anna Ukraina mitte ainult tugevat lööki Vene armee sügavusele, vaid takistab ka Kremli sõjamasinad paljudes võtmepiirkondades edasi liikumast. Graafikud näitavad, et Venemaa liigub oma sõjaajaloo aeglaseimas tempos, hõivates vaid väikseid alasid Kupjanskis, Tšassivjaris ja Pokrovskis ning kaotades tuhandeid sõdureid. Putini vägede olukord tõenäoliselt ainult halveneb, sest Ukraina ei lepi lihtsalt praeguste numbritega, vaid tahab minna veelgi kaugemale. Kiiev on seadnud oma armeele eesmärgiks suurendada Vene kaotusi umbes 50 kuni 60 000 sõdurini kuus. Kui see juhtuks, poleks Venemaal enam tagasiteed ja väljavaade, et riik peab kaotust tunnistama ning Ukrainast taanduma, muutuks üha tõenäolisemaks. Siin on põhjus. Sõja esimestel aastatel polnud Moskva vaatenurgast nii oluline, et riik kandis nii suuri kaotusi. Kuigi Ukraina suutis kuus kõrvaldada 15, 20 või isegi 30 000 Vene sõdurit, suutis Venemaa need kaotused alati tasa teha. Venemaa kasutas mitut meetodit, nagu suurte rahaliste stiimulite pakkumine uutele värvatutele, vaesematest piirkondadest inimeste sihikule võtmine ning lubadus heldelt premeerida nende peresid liitumise ja võitluse eest. Vene värbajad avaldasid survet ka etnilistele vähemustele, näiteks Kesk-Aasia riikidest pärit sisserändajatele, minnes mõnikord isegi nii kaugele, et ähvardasid neid väljasaatmise või vangistusega, kui nad keelduvad võitlemast. Riik on pakkunud isegi mõrvaritele ja vägistajatele võimalust vanglakaristust lühendada, kui nad lähevad Ukrainasse võitlema. Tänu nendele taktikatele suutis Venemaa pidevalt täita ja isegi ületada oma värbamiskvoote. See tegi Ukraina elu tunduvalt raskemaks. Sest isegi siis, kui tema armee saavutas maa peal suuri edusamme, kõrvaldades hulgaliselt Vene sõdureid ja vallutades tagasi kaotatud alasid, saabus peagi järjest rohkem vaenlase rünnakurühmi, et asendada kaotatuid. Nagu mingi võitmatu videomängu stiilis armee. Venemaal näis olevat lõputu sõdurite varu, ega jätnud kunagi oma ridu täiendamata ja hoidis kogu rindejoonel pidevat survet. Ükski armee pole lõputu. Ka Venemaal, kus elab üle 140 miljoni inimese, pole piiritud sõdurite varu. Ja lõpuks on Ukraina pingutused hakanud Kremlile üle jõu käima. Näiteks 2026. aasta jaanuaris näitavad andmed, et Venemaa kaotas 9000 sõdurit rohkem, kui suutis värvata. Ühendkuningriigi kaitseministri John Healey sõnul ei ole seega üksik juhtum, sellest on saamas trend. Vene armee on mitu kuud kaotanud rohkem mehi, kui suudab asendada, mis on arusaadav. Aastaid pärast sõja algust on Ukrainas võitlema valmis venelaste arv märgatavalt vähenenud. Enamik soovijaid on juba liitunud.
Isegi kui värbajad pakuvad suuri rublapreemiaid, pole paljud Venemaa sõjaväekõlbulikud liitumisest huvitatud, pidades seda enesetapumissiooniks. Tegelikult näitavad raportid, et koguni iga 25. Vene mees on alates konflikti algusest kas hukkunud või sandistatud, jättes järjest vähem neid, kes oleksid valmis ja suutelised neid asendama. Moraal on järsult langenud, sest venelased pole pimedad. Kui sõda algas, uskusid nad Kremli väidet, et niinimetatud sõjaline erioperatsioon on vajalik ja lõpeb mõne nädalaga. Aastatega on usaldus valitsuse vastu järsult langenud. Loendamatud Vene perekonnad leinavad lähedaste kaotust või näevad, kuidas isad, vennad ja pojad naasevad koju raskete vigastuste ja murtud vaimuga. See muudab Venemaale värbamiskvootide täitmise järjest raskemaks. Ja isegi kui see imekombel õnnestub, ei pruugi kvoodid olla piisavad. Kui Ukraina suudab iga kuu kõrvaldada 40 000, 50 000 või rohkem venelasi, neist umbes 60% tappa ja ülejäänuid haavata, ei ole Venemaal võimalust oma armeed säilitada. Nende arv hakkab lõpuks vähenema. Sellisel juhul aeglustuvad pealetungid rindejoonel ja komandöörid peavad osa rünnakuid prioriteetsemate kasuks katkestama. Rünnakurühmad muutuvad väiksemaks ja nõrgemaks, sest uutel värvatutel on veelgi vähem väljaõpet ja sõjalist kogemust kui nende eelkäijatel. Moraal langeb jätkuvalt rekordilise kiirusega. Üha rohkem sõdureid on tõenäolisemalt valmis kas oma positsioonidelt deserteeruma või valget lipu lehvitama ja esimesel võimalusel vaenlasele alla andma. See kõik viib selge järelduseni. Venemaal puudub võimalus saavutada Ukrainas võitu. Isegi kui riik suurendab oma sõltuvust palgasõduritest ja püüab värvata sõdureid sellistest kohtadest nagu Põhja-Korea, India, Pakistan, Nepal ja Aafrika, nagu ta on teinud, on tal ikkagi võimatu leida piisavalt selliseid inimesi. Statistika järgi on Venemaal õnnestunud värvata umbes 17 000 palgasõdurit eri riikidest, mis katab vaevu poole kuu kaotused Ukrainas. Nii et samal ajal kui Putin ja tema lipitsevad komandörid jätkavad võltsväidete esitamist väärtusliku maa hõivamise ja võidu poole liikumise kohta, on tegelikkus hoopis teistsugune. Mitte ainult ei suuda riik edusamme teha mõistliku kiirusega, vaid kaotab rohkem sõdureid kui kunagi varem ning on üha vähem suuteline neid kaotusi varjama. Sellest videost saate teada, kui raskeks on olukord Putini jaoks muutunud. Uuritakse, kuidas ta pidi pealt vaatama, kuidas tema väed varisesid Ukraina vastupealetungi käigus kaardimajakesena kokku. Vaadake seda videot, kus analüüsitakse, kuidas see sõda on olnud Putini karjääri rumalaim otsus, mis hävitab tema pärandi ja lõhub režiimi lõplikult. Tellige meie kanal, et saada rohkem põhjalikke analüüse ja värskeid uudiseid Ukraina rindelt.